Nii, tere ennelõunat. Ma saan aru, et Marin väga peenelt vihjas sellele, et ma olen Mihkelsoni oma doktoritööst välja jätnud ja ma tõesti just eile sain aru, et see oli väga suur viga ja sinna oleks ilmtingimata pidanud kuuluma romaan Kuju keset väljakut, millest ma täna ei räägi. Aga võib-olla annab seda viga veel kuidagi tagantjärele parandada. Ka täna tahan rääkida 2 raamatust, mis mõlemad pajatavad elust Nõukogude ühiskorteris. Need raamatud on I. Grekova Lese laev aastast 1979 ja Ene Mihkelsoni Korter aastast 1985. Ja pean vabandust paluma nende ees, kes käisid suvel Alatskivi kirjanduse suvekoolis, sest seal ma sarnast juttu juba rääkisin, kokkuleppel korraldajatega kordan seda siinkohal, aga õnneks ei paista teie seas väga palju neid inimesi, kes oleksid Alatskivil viibinud ja põhjendus mu enda jaoks seda siin korrata on see, et siin on loodetavasti kohal rohkem inimesi, kes tunnevad põhjalikult Ene Mihkelsoni loomingut ja oskavad pärast mind õiges suunas juhtida, kuna ma ise alles alustan. Ja loomulik tundub alustada tuntud entiteedist ja siis liikuda võrdlevalt edasi tundmatu poole. Ja Ene Mihkelson võiks olla siinsele publikule tuntum kui I. Grekova, aga Korter on tema varajane romaan, mis ei ole tema loomingu tagasivaatelistest käsitlustest minu meelest väga kesksel kohal ja lisaks on ka väga keeruline, nagu kinnitab ka teose esmatrüki annotatsioon. Korter on praegusaja aineline keerulise struktuuriga romaan, milles vaadeldakse ühiskorteri asukate elu tagasipilkudega minevikku. Probleemid on peamiselt eetilist laadi. Ja ka omaaegne publik on pidanud vaeva nägema. Pärast ilmumist arvustas romaani loomingus Sirje Kiin, kes mööniski, et esimesel lugemisel korteri uks ei avanenud. Tõsi, põhjuseks oli see, et alguses ilmus loomingus ainult esimene pool ja kui Sirje Kiin luges raamatut tervikuna, siis uks juba avanes. Ja teine arvustaja oli Sirbis ja Vasaras Rutt Hinrikus, kes minu meelest kavalalt libiseb mööda küsimusest, mis romaanis üldse toimub ja rõhutab, et see ei olegi niivõrd romaan sellest, mis juhtub, vaid romaan mälust ja mäletamisest üleüldse. Ja hiljem on mind väga lohutanud ka see, et väga targad inimesed on mulle öelnud, et korterist ei olegi võimalik aru saada ja ka väga ebakirjandusteaduslikul moel, et Rutt Hinrikus ja Marju Lauristin muidugi teavad, mis seal tegelikult juhtus, aga meie teised ju ei tea. Ja autor ise on ühes intervjuus öelnud, et üks lugeja saatis korteri talle tagasi koos soovitusega pöörduda psühhiaatri poole. Ka püüan ikkagi jutustada, mis minu meelest korteris toimub. Aeg on kusagil 70. lõpp, 80. algus, koht on ühiskorter Tartu linnas, kus elavad 3-4 naist. Miks 3-4? Minu jaoks ei olnud ka päris selge, kui palju neid seal täpselt elab. Mina tegelane jutustab meile korteris toimuvast ja ühtlasi oma kokkupuudetest teiste elanikega, samas väidab ta aeg-ajalt ennast mitte olemas olevat. Samuti ei õnnestunud mul päris täpselt paika panna tema suhteid teistega. Näiteks ei kirjeldata tema tuba selles korteris, kuigi kirjeldatakse teiste tube. Ta ütleb ka, mina elan kas ühes või kõikides tubades. Kuigi ta sekkub mingil määral ka korteri ellu, aga kohati ka mitte. Ja kindlasti on korteriga seotud teatav naistegelaste tuumik. Seal elavad Henriette, keda nimetatakse ka Jeteks ja Aada. Külas käivad aeg-ajalt Kadri ja Kadri kas õe või venna tütar Hilde või Hildegard. Ja võib-olla elab seal ka Henriette tütar, sest sageli on juttu Henriette Väimehest. Et tõepoolest, korteris tiirlevad lisaks naistele ka mingid mehed. Jette Väimees on Figaro, on olemas veel Juhan ja Martin, kes on seotud Aadaga. Juhan on Aada abikaasa ja Martin on tema armuke. Samas on Martin varem olnud abielus Hildegardiga. See ilmselt on see sama Martin, kuna ei öelda ka teisiti. Ja Hildegardil on veel platooniline armastussuhe oma noorema töökaaslase Rudolfiga ja Kadri meenutab 2 meest, kunagi ammu olnud Arnot ja hilisemat Joosepit. Ja selle meeleolu võtab ilusti kokku Sirje Kiin selles arvustuses, et mees on ajutine nähtus. Ta on enamasti ära rännus teiste naiste juures lahutatud või surnud. Ja see romaan koosneb sellistest unenäolistest stseenidest, vaadetest,
olevikku, minevikku ja kõigi tegelastega seonduvad mingid motiivid, omad pained. Et võib-olla kõige selgemini joonistubki välja Kadri, kes üldse selles korteris ei ela, kuna ta käitub niivõrd veidralt ja sellega tuleb kuidagi hakkama saada. Tal on olnud sõja ajal ja sellest hiljem rasked läbielamised, ta on olnud koos metsavendadega metsas, ta on teda vägistatud, ta tundub, et kaotanud lapse, kuigi lastega on lood väga segased. Jette seevastu on elanud Kadriga samas külas ja olnud teisel poolel, punane funktsionäär. Ja neid seovad niisugused mineviku kütked, mida ei saa läbi lõigata. Ja sellel kõigel on selged seosed Michelsoni ülejäänud loomingu perekonna ajaloolise või niisama ajaloolise motiivistikuga ja ühtlasi see reetmise tunne kõige selle ümber. Aadal ja Hildel jällegi nende leitmotiiviks on pigem, ei mitte leit ilma, nende motiiviks on pigem olevikulised pained, sellised hilisnõukogude naise pained, et kuidas selline hilisnõukogude kontoritöö toimib ja missugune mõttetu staatus on Hildel kui naissekretäril, kes nurgast vaatab päris töötajate tegevust. Ja Aada jällegi näeb vaeva sellega, et kuidas hoida kontrolli all meest ja armukest ja kuidas on lood sugudevaheliste suhete, soolise võrdõiguslikkuse, emantsipatsiooniga ja kas saada laps või mitte. Ja mina tegelen siis see, kes seda kõike tegi kokku paneb, näeb vaeva mälu ja mäletamisega, aga ega loo kokkupanek tal väga hästi ei õnnestu. Ja mõnikord on ta ka üsna kehaline ja olmeline inimene sellises 70. 80. Nõukogude Eestis, kes käib taludes tegemas sotsioloogilisi küsitlusi või satub kuhugi linna äärde kellegi töö juurde jooma. Ja I. Grekova romaan Leselaev on selle kõigega võrreldes lihtne realistlik teos. I. Grekova on pseudonüüm, matemaatiku Jelena Ventseli pseudonüüm, võimalik, et te tunnete ka tema loomingut paremini kui mina. Teda on tegelikult eesti keelde päris palju tõlgitud, jutukogud Naiste juuksur ja laterna all, mis osaliselt kattuvad, romaanid Kateeder ja Salakarid, aga vaat seda Leselaeva ei ole. Muide, tuli välja minu jaoks ootamatult, et Grekova on sündinud Tallinnas, kuigi ta siin kaua ei elanud. Elas ja töötas ikkagi Venemaal. Ja jutustuse või lühiromaani Leselaev tegevus toimub pärast teist maailmasõda ja siis paar aastakümmet edasi Moskvas. On samuti tegu ühiskorteriga, kus elab trobikond naisi. Peategelane on Olga, kelle pere on surma saanud nii mees kohe sõja alguses kui ka hiljem pommitamises ema ja tütar. Ja peab seetõttu oma elu justkui täiesti nullist alustama. Tal ei ole enam ei peret, kodu ega ametit, kuna ta on olnud pianist, aga tema käed on selles samas pommitamises viga saanud ja ta ei saa enam sel alal töötada. Talle määratakse tuba ühiskorteris, kus elavad Kapa, Panka ja Aada, samuti Aada. Ja hiljem naaseb rindelt ka Anfissa, kelle oma korter tegelikult on. Ja millelgi naaseb ka Fjodor Anfissa mees, aga nagu Michelsoni romaanis, need mehed on niimoodi tagaplaanil virvendavad. Ja siin on sellised realistliku jutustuse moodi välja joonistatud eri tüübid, samamoodi teatud mõttes koonduvad motiivid tegelaste ümber. Sinna Aada on endine ooperilaulja, kes elab täiesti oma fantaasia maailmas. Ja tegevuse arengut on Leselaevas natuke rohkem kui korteris ja see keerleb peamiselt Anfissa suhete ümber meestega ja tema lapse ümber. Ja sellest hiljem natuke lähemalt, kui osutub aega olevat. Ja nüüd kõigepealt ühised jooned, motiivid. On vast selge, et neil raamatutel on vähemasti nii palju ühist, et meile kirjeldatakse mingisuguse naisseltskonna elu Nõukogude ühiskorteris. Ja see korter ei ole mitte ainult taust, vaid keskne motiiv, mis leiab kajastamist ka teose pealkirjas. Ja vähe sellest tegelikult jagavad teosed ka laeva metafoori. See Leselaev pealkirjas siis käibki ühiskorteri kohta. Ja loen ette jupikese Grekova raamatust.
mina jutustaja Olga suu läbi. Kui ma olin alles korterisse elama asunud ja ei tundnud veel naabritest kedagi, küsis Kapa Gushina minu käest. Mees on? Sai rindel surma. Lesk siis? Lesk. Naljatavalt, aga teatava rahuldusega ühmas Kapa. No kena, saadeti veel üks. Nüüd on täis komplekt. Igas toas oma lesk. See pole enam korter, see on leselaev. Leselaev, kordasin mina oma tuppa tagasi minnes. Leselaev. Selles sõnas oli midagi lummavat. Mingisugune aeglane kohmakas liikumine. Öösiti ma sageli ei maganud, vaid vaatasin välja oma katmata aknast, mille taga sadas vihma või lund ja igal aastaajal kõikus latern koos varjuga. Mulle näis, et tunnen, nagu liiguks läbi aja teadmata kuhu leselaev koos oma meeskonnaga. Ega väga sarnane koht leidub Mikkelsoni korteris, küll siis ühe tegelase, mitte mina tegelase, vaid Jette pilgu läbi. Jette maja on saar või laev, ümberringi kohiseb linn, vaikivad tänavad. Hääled sõltuvad päevast või ööst, aastaajast. Jette elab kindluses, mille seinad annavad teada kaaselanike rütmist ja maitsest, rahust ja rahutusest. Noh, mis see on see ühiskorter? Laev. On ju tegelikult päris palju kasutatud metafoor Nõukogude Liidu kohta või elukohta Nõukogude Liidu tingimustes. Elukohta, kus elatakse pead jalad segamini ja kellelgi ei ole piisavalt privaatsust ja kõik on lausa mitmel eri põhjusel üle võimendatult kollektiivne. Ja see on välja arendatud ka, on kindlasti vana mõte, aga on välja arendatud ka nii-öelda metatasandil kultuuri uurimuses. Võib-olla kõige kuulsam on Joris Leskini artikkel Nõukogude Liit kui ühiskorter, mis räägib küll siis rahvusküsimusest või eri rahvustest, kes elavad Nõukogude Liidus koos nagu üksteisele võõrad elanikud ühiskorteris. Ja et see viitab pigem ülerahvastatusele negatiivses mõttes. Igasugune kraaklemine, trügimine, tülitsemine, oma ruumi puudumine, kodutus. Kui Mikkelson kirjutab, juba esikus võtab teid vastu ühise elu individuaalsuseta hõng. Kui üks praeb kapsaid, siis praevad kõik. Peseb keegi pesu, imbub kõikidesse tubadesse keedetud pesuaur. Ja palju on juttu tülitsemisest. Tahaksin siiski ajapuudusest hoolimata lugeda ette veel ühe ilusa tsitaadi Kreekovalt, kuna seda ei ole eesti keeles. Korterilahingutest. Korterilahingutes moodustusid grupeeringud ja koalitsioonid. Sõlmiti liite. Koalitsioonid vaheldusid nagu mustrid kaleidoskoobis, enamasti teadmata põhjustel. Mõnikord koondusid kõik ühe vastu, aga oli ka süngeid perioode, kui käis kõigi sõda kõikide vastu. Samuti oli perioode, kus kõik elasid kõigiga rahus, aga harva, ainult erakorraliste sündmuste puhul. Kommunaalseid kirgi nimetatakse sageli väikekodanlikuks. Jama. Kuidas need siis väikekodanlikud on? Võib-olla küll väikestest põhjustest sündinud, aga kired ise on kõrged, suursugused, võiks lausa öelda, et aristokraatlikud. Keegi ei võitle mitte iseenese, vaid kõrgema õigluse eest. Võitluses õigluse eest on ta valmis iseenese ohvriks tooma, kahju kandma, et ainult kuri saaks karistatud. Kes on süüdi, et igaüks saab õiglusest aru isemoodi. No ja mõlemas raamatus tulevad välja need nii-öelda oodatavad mured, jagatud köögi pärast ja naabrite elutegevuse häirivate helide pärast. Ja nõnda, nagu Mikkelson kirjutab, on lõpuks ühised ruumid ei kellegi maa, mõeldavail piiridel tolmu, rasva ja kohvipuru kord. See hakkab kõigile külge. Oma toaski on elanikel ühine pingutatud ilme. No see kõik viitab sellele, et kodu ei ole õigupoolest inimesele päris kodu. Ja Sirje Kiini arvustus, mis pakub raamatule jõuliselt sotsioloogilise tõlgenduse, rõhutabki just seda või alustab lausa sotsioloogiliste uuringutega selle kohta, mida halba ühiskorter inimesele teeb. Ja teine aspekt on ühiskorteris tekkiv pseudoperekond või surrogaatperekond, keda inimene ei ole iseendale kaaslaseks valinud. Kui Mikkelsonilt igaüks eraldi pole õigel hetkel sellist kooslust moodustanud, et hõlvata terve suur pind ja kõik on muutunud ise oma kodus pooleterameesteks. Ja Kreekova väga sarnaselt ütleb, Kreekova mina tegelane, nüüd sattusin ma koos elama kõigi nende inimestega, korterinaabritega
ja neist sai mulle nagu uus perekond. Üks neist perekondadest, mis ei moodustu mitte vabal valikul, vaid karmi juhuse tõttu. Aga seda üsna, ütleks, levinud ja tuntud ühiskorteri motiivi on mõlemad romaanid edasi arendanud minu jaoks natuke üllatavalt sarnases suunas. See on ülevõimendatud mina tegelase kaduma minekuks või lahustumiseks. Kreekova romaani peategelane Olga on ennast nii-öelda kaotanud ta läbi elatud sündmuste tõttu, ta on mingis mõttes nagu seest täiesti tühi ja just see annabki talle positsiooni nii tähelepanelikult jälgida ja kirjeldada kogu seda korteri elu. Ma tean kõigist oma naabritest nii palju, et tekib läbipaistvuse illusioon, nagu paistaks nende hing läbi keha välja. Ma ei oska isegi seletada, kust ma nende kohta nii palju tean. Mida on nad ise mulle rääkinud, mida on nende kohta rääkinud teised, mida ma ise oletanud olen. Igatahes näen neid kõiki selgelt ja teravalt nii väljast kui ka seest. Ja vahel tundub mulle, et ma olen kaotanud oma enda silmad ja vaatan maailma korda mööda erinevate võõraste silmadega. Ja mingil määral sarnaseid asju ütleb enda kohta ka korteri mina jutustaja või siis öeldakse neid tema kohta. Ütleb näiteks, need pole minu sõnad, mina olen ainult tõlk või teised korteri elanikud, nad olid mulle tookord ainult õhk või olin ise õhk, kes kooldununa vastu võtab kõik, mida ümbritsevad soovitada teavad. Ja nõnda olen minagi vaid nimeta inimese kõne, ühiskorteri iga liikmega resoneeriv vaim, hingus või tuulehoog, mis aeg-ajalt läbi lukustatud uksepragude tuhiseb. Või jällegi, need on kõik eri kohtadest pärit laused ja mujal veel olen vaid erinevate inimeste kaja. Et see on nüüd kõik muidugi märksa mitmemõttelisem kui Kreekova realistlikus jutustuses, aga just kui oleks samuti juttu sellest, kuidas mina tegelast ennast nagu ei ole, ta vaatab maailma läbi teiste silmade või lahustub kuidagi teistesse korteri elanikesse. Ja nüüd teine minu jaoks silmatorkav paralleel kahe raamatu vahel oli veel temaatika valdkonnast. On palju juttu emadusest või emaks olemisest. Et nagu öeldud, leselaevas me saame natuke rohkem kui teistest tegelastest teada Anfissast, kellest antakse rohkem sissevaateid või kelle vaatepunkti avatakse. Ja peamised sündmused ongi seotud temaga ja need sündmused seonduvadki tema suhetega ja emaks saamisega. Ta on olnud oma mehega õnnelikus, aga lastetus abielus. Ta läheb rindele ja naaseb sealt rasedana, aga mitte oma mehest. Ta sünnitab, ühiskorter hakkab seda last üheskoos kasvatama, siis tuleb tagasi mees, kes võtab küll lapse omaks, aga mitte ilma komplikatsioonideta, mis väljenduvad selles, et ta hakkab jooma ja naist peksma. Lõpuks jääb trammi alla ja sureb. Anfissa leiab ka uue mehe, aga too ei saa pojaga läbi. Poeg kasvab suureks, temaga tekib erinevaid probleeme, sõnaga on kirjeldatud ta suhet lapsega tänapäevaselt öeldes omajagu toksilisena. Ja korteris jällegi on paljud tegelased kuidagi mängivad emaduse mõttega, kuigi seal ühtegi reaalset last, sellist väikest väeksuvat mäkmetega ei ole. Kadri muudkui otsib oma lapsi taga, polegi lõpuni selge, kas tal on neid olnud või ei ole ja kui palju, 4, 1. Kõik või teised tegelased vahelduva eduga üritavad mina tegelast võtta endale lapseks või teda lapsendada. Aada ja Juhan arutavad seda võimalust, et kui ise ei taha last saada, võib-olla võtaks selle, see Jette toimib talle mõnikord ema figuurina, ka hull Kadri aeg-ajalt väidab, et just mina tegelane ongi tema kadunud laps. Jah, aga nagu öeldud, päris reaalset last siin ei ole, siin on tegu vajakuga, lapse puudumisega. Ja kui nüüd teha üks pikk kokkuvõte, väikese rõhuga ilmselt Ene Mikkelsonil tänase päeva puhul, siis esiteks, romaanide võrdlus, sarnased, aga mingis mõttes ikkagi väga erinevad raamatud. Muidugi need erinevused on ka selles mõttes objektiivsed või välised, et need kirjanikud on eri põlvkondadest ja romaanide tegevus toimub siiski pigem eri ajal, kuigi vist jõuab see Kreekova ka lõpuks kuhugi sinna
hilisnõukogude perioodi välja. Aga et no mis kokkuvõttes kõlama jääb, Kreekoval on ikkagi lootust natuke rohkem. Kogu see ühiskorteris tekkiv pseudo- või surrogaat perekond tähendab ikkagi mingit sidet ja kogukonda. Näiteks tema sundperekonna tsitaat jätkub nii. Vanasti ju isegi ei abiellutud vabal valikul, vaid kosjasobitajate kaudu ja mis seal ikka elati. Aga minu jaoks, kes ma olin 2-kordselt üksildane, oli see ainus võimalik perekonnavorm. Kui seda poleks olnud, poleks ma ehk vastu pidanud. Ja seda Kreekova visiooni ühiskorterist vähemalt lääne tõlgendajad või siis ingliskeelsed käsitlused kipuvadki nägema omamoodi positiivsena. Minu meelest nad heidavad seda talle isegi natuke ette. Ingliskeelse tõlke saatesõna autor Helena Kossilo ütleb, et Kreekova jutustuses see perekonna aseaine ongi kõige parem, mida Nõukogude Liidul pakkuda on. Aga ta tundub mulle muidu ka natukene pahane autori peale, kes ei mässa piisavalt feministlikult. Võib-olla see on ka natukene anakronistlik saatesõna tänapäeval. Ja üks teine kirjandusuurija, kes võrdles Kreekovat teise vene kirjaniku Nina Saduriga ja leidis ka, et Kreekova raamatus need ühiselu raskused kokkuvõttes tegelikult kahvatuvad sõjatragöödia kõrval. Selles ma ei ole nii päris kindel. Aga igal juhul Mihkelsonil tõesti mingisugust optimismi minu meelest kuskilt välja ei loe. Ja see perekond või kooslus, mis seal ühiskorteris tekib, on ikkagi palju rohkem pseudo. Ja et ka see emaduse teema leiab Kreekoval mingis mõttes positiivse lahenduse. See võõrdunud poeg hakkab lõpuks ikkagi ema eest hoolitsema, kui too voodihaigeks jääb. Ja teose kulminatsiooniks on matuse stseen, kus mingis mõttes paratamatult sõlmitakse otsad kokku või tehakse mingi rahu. Kuigi see nüüd on muidugi osalt ka žanri eripära, et realistlik romaan on kuidagi altim otsi narratiivselt kokku siduma, mingit lahendust või lepitust otsima. Ja Mihkelsoni, ma ütleks tõesti segase võitu tekst jällegi seda ei tee. Et korter lõpeb sellega, et minategelane tuleb kusagilt maalt tagasi ja näeb, et maja ei ole enam. See on kas pommiga pihta saanud või lihtsalt ära lammutatud. Pommi mainitakse, pommi võimalust, aga see on jällegi see aegade segamini ajamine. Et kas oli siis maja tõesti pommiga pihta saanud või on ta lihtsalt ära lammutatud, vundamendi augus tegutsevad töömehed. Minu meelest on see ka ja võib nimetada hälbimiseks realismi registrist ja narratiivselt see muidugi on lõpetus, on puent, aga vähemalt mulle see antud juhul mõjus pigem niimoodi, et nüüd ei saa te ammugi teada, mis seal korteris täpselt ikkagi oli ja juhtus, et lammutame kõik maha. Ja sobibki üle minna kokkuvõtte teise punkti juurde, et selles suhteliselt varases korteris, mis minu meelest ei ole olnud Mihkelsoni retseptsioonis keskne, ilmnevad juba siiski päris mitmed autori püsimotiivid ja võtted. Võte on see mäng vaatepunkti ja asesõnadega. Miks ma ütlen asesõna? Sellepärast, et ka romaan kasutab sõna asesõna, mis on ilukirjandusliku teksti puhul vähemalt natuke äratab tähelepanu. Kohe romaan algab sellega, kui erinevad minad teisenesid ja põimusid. Iga üks neist ütles mina ja see oli hõlmavam kui üks. Tema oli minata mina. Tema oli mina väliskoor ja seda pidi sobiv ükskõik kellele, hõlmav ja haaratav asesõnalises ühtsuses. Et see on nüüd võib-olla midagi mõnevõrra sarnast sellele, mis toimub Ahasveeruse unes, kuigi päris täpselt samamoodi asi ei toimi. Ma katsetasin korteri puhul seda, kas see mina võiks olla ka eri kohtades eritegelane, aga see justkui ka ei klappinud. Ühesõnaga on üleval küsimus, kes ikkagi räägib ja millal ta räägib. Ajasegasus. Mihkelson ise on öelnud, et ta korteris esimest korda katsetas mitmekihilise aegruumi komponeerimist, kus jooksevad kokku erinevad ajastud, just kui nad oleksid kohakuti. Ja Arne Merilai oma jutus juba mainis ka seda püsivat tegelaste komplekti, mis Mihkelsoniga kaasas käib.
kohmakas ja tõrges laps, mehe vastu reetlik ja lapsest võõrduv ema, metsas hukkunud bandiidist isa, kalk tädi või järsk vanaema, kui tükati asendusemad. Need on kõik seal olemas, me võiksime mingis mõttes öelda, et kogu Mihkelsoni looming pärineb sellisest ühiskorterist. Ja nagu jällegi Arne Merilõi juba ütles, tsiteerin nii-öelda, tunded, mõtted ja suhted moodustavad läbipõimunud pingevälju kogu Mihkelsoni loomingus. Just see läbipõimumine mingis mõttes võrsubki ühiskorteri kujundist. Aga kolmandaks, ei peaks me ju tegelikult mõtlema nii, et see ühiskorter on üheselt ja ainult Nõukogude elu metafoor. Nagu jällegi paraku Arne Merilõi sinna juba välja jõudis just ennist. Et kuigi mõlemad raamatud, millest ma täna rääkisin, on mingis mõttes väga ajastu kesksed, mõlemad harutavad lahti neid sõjatraumasid ja Nõukogude Liidule iseloomulikku elukorraldust, siis ikkagi elu ühiskorteris tähistab ka elu laiemalt või vähemalt igasugust elu ühiskonnas, subjekti ja tema suhteid teiste subjektidega. Et kui me võtame selle korteri lõppu, ma arvan, et see maja kokkuvarisemine ei kuuluta ette Nõukogude Liidu lagunemist, vaid tähendab siiski midagi muud. Nagu Mihkelson ise kirjutab korteris, tal on üks selline passaaž, mis ka jõuliselt ja otseselt võtab ette selle ühiskorteri teema ja annab ilmselt väga palju alust selliseks ajastuliseks, sotsioloogiliseks tõlgenduseks. Aga ta kirjutab seal ka nii, ühiskorter on ajamärk, korteri puudus ja ajasulam, siis mitte ainult ajamärk, aga ajasulam võib-olla mingil niisugusel viisil, nagu ilukirjandus seda alati on. Et nagu Marju Lauristin täna hommikul meenutas, et Jumal mängib meiega. See on Jumal, mitte Nõukogude Liit, kes meiega mängib. Ja kui me Mihkelsoni võib-olla tegelikult ei kipugi väga kergesti niimoodi lugema, et tema puhul on see sotsioloogiline tõlgendus võib-olla pigem niisugune väike võit või meeleheitlik püüe et midagi küntele jääks, kui me seda teksti kraabime või mingigi viis seda metsikut teksti endale allutada, siis ja arust võiks seda meeles pidada ka I. Grekova puhul, kes mulle kirjanikuna samuti tohutult meeldib. Aitäh! Aitäh väga huvitava võrdleva sisenemise eest Enevest Mihkelsoni loomingu sisemustesse ja inimese sisemustesse korteri kaudu. Meil on aega 1-2 küsimuseks või kommentaariks. Ja Mart, palun. Mul on kiuslik küsimus Ahale. Kas teie arvates Mihkelson ei oleks saanud kirjutada korterit ilma elamata Nõukogude reaalses ühiskorteris? Pool vastusest on see, kuhu ma lõpuks üritasin välja jõuda, et taotluste poolest oleks võinud saada küll, aga mis puutub praktikasse, siis ma ei tea, kas ta oleks tahtnud sellest niimoodi kirjutada, kui ta ei oleks seal elanud. Hea vastus. Mart? Asja üks külg on see, et see ühiskorter võib olla Nõukogude ühiskonna metafoor, aga külgi on palju. Arne eelmises jutus rääkis sellest ka, et need 3 esimest romaani on kirjutatud tsensuuri aluses ühiskonnas. Sinu jaoks on seal ka näha mingit jälgi, et see kirjutaja arvestab tsensuuri. Ja see Peekova puhul ka on. Mina ei julge küll öelda, et ma sellest tingimata aru saaksin või leiaksin mingi koha, kuhu näpuga näidata, sest kui ma nii-öelda
tagantjärele turistina olen püüdnud selles Nõukogude tsensuuris selgust saada, siis läheb ta minu jaoks üha segasemaks. Mis aastal tohib ingel kuskil ilmuda ja mis aastal ta seda mitte mingil tingimusel ei tohi ja miks võib mõnikord 70-ndatel öelda rohkem kui 80-ndatel, 60-ndatest rääkimata. Et jah, aga muidugi ma olen nagu vaimus selle tsensoriga, kes korteri läbi luges. Nii, aga aitäh!